Tere kõigile, minu ettekande teema on väga selline laiahaardeline, ma kardan, et ma täna pigem jõuan esitada mõned küsimused ja mõnele üksikule võib-olla vastata, et loodan lihtsalt, et see võib-olla tõstatab mingisuguse temaatika, mida me saame nende 2 päeva jooksul veel edasi arutada ja kommenteerida ja ootan kindlasti ka sellist konstruktiivset kriitikat. Et kuigi teema on väga lai, siis ma keskenduksin ühele konkreetsele probleemile, millega ma olen kokku puutunud oma doktoritööd kirjutades ja ma kirjutan doktoritööd sellest, kuidas me teame seda, mis ajaloolistes performansides juhtus. Ja mul on üks konkreetne siis selline juhtum, mida ma uurin, aga see termin, millega ma kogu aeg kokku puutun performance'it uurides ja ka kui üldse etenduskunste uurida, siis selleks terminiks on nii, tuleb vist scrollida lihtsalt, efemeersus. Ja efemeersust peetakse siis üheks selliseks põhiliseks performance-kunsti nagu iseloomustavaks omaduseks. Ja see, et kunstižanritel on mingisugune üks põhiline väljund, see on väga selline modernistlik arusaam. Et arusaam näiteks sellest, et pilt on peamiselt värv tasapinnal ja efemeersus siis justkui on nagu siis peamiselt performance'i tunnus. Aga efemeersusega käib käsikäes siis ka see dokumentatsioon, need on nagu 2 sellised ühe probleemi, 2 erinevat külge ja käib see mingisugune lõputu tants, et ühest küljest on see performance efemeerne, teisest küljest tuleb teda justkui kompulsiivselt dokumenteerida ja see dokumenteerimise vajadus annab mõnes mõttes ka arhiividele nagu erakordse võimu, selles mõttes, et arhiiv kui institutsioon saab otsustada, milline performance säilib ja milline mitte, sest arhiivid ju mitte ainult ei säilita, vaid ka unustavad ja jätavad välja. Aga et oma teemat nüüd veel natukene kitsendada, siis mõtlesin selle jagada nagu 2 põhilise, 2 eri poolust iseloomustava nähtuse peale, et ühest küljest siis pilt ja teisest küljest performance. Ja kui te jõudsite neid eelmiseid definitsioone lugeda, mis ju ilmselt ei ole kuidagi valet, täpselt niimoodi seda efemeersust ka nagu kasutatakse performance'i puhul, siis võib teha mõned sellised järeldused, et traditsiooniliselt või siis võib-olla sellisest modernistlikust kunstitraditsioonist lähtuvalt on justkui performance on ajaline ja pilt on nagu mitteajaline. Performance on kaduv, pilt on kestlik, pilt on objekt, aga performance on protsess, pilt on justkui pika elueaga ja performance on lühikese eluaega ja nii edasi, kuni selleni välja, et pilt, mida on ka performance'is aeg-ajalt natukene võõristatud, on selline, mis on nagu manipuleeritud. Ta näitab seda, mida ta näidata tahab, aga teisest küljest performance'isse justkui suhtutakse nii, et see on pigem autentne ja vahetu ja inimene saab ise valida, mida ta sealt näha tahab. Ja oma ettekandes ma püüaksin võib-olla natukene neid piire hägustada, minu eesmärk ei ole žanripiire täiesti ära kaotada, sest on ilmselgelt vahe empiiriliselt, et kas me vaatame pilti või kogeme performance'it, aga selleks, et võib-olla sünniksid natukene sellised sünteetilisemad uurimused, kus võiks vaadelda ka pilte ja performance'it koos või üksteise kohal või üksteise läbi, et selleks peaks võib-olla nägema neis ka mingisuguseid ühtelangevusi või kattuvusi. Ja vaatan siis pilti ja performance'it sellise ajalisuse kaudu. Ja tunnistan, et mind on väga palju mõjutanud üks raamat, mille autor on Rebecca Schneider, kes on teatri ja performance'i uurija. Raamatu nimi on Performing Remains ja ta siis on kasutanud oma välitöid Ameerika kodusõja taasetendajate juures, et siis sõnastada mõned sellised olulised probleemid, mis tema arvates siis taasesituse ja performance'iga nagu tekivad. Ja üks selline vastandus, mida ta ka nagu üritab selles raamatus lõhkuda, on inglise keeles tuleb see õudselt hästi esile, live ja still. Meil on justkui olemas live art ja still image. Ja seda live ja still võib peaaegu tõlkida nagu elus ja surnud, mida eesti keeles
kahjuks seda nii efektset vastandust ei ole, et me räägime pigem võib-olla ajalistest ja mitteajalistest kunstidest. Et ruumilised kunstid jällegi võivad ka olla ajalised ja seal ei teki nagu sellist vastandust kahjuks. Ja teisest küljest räägib ta nagu mõnes mõttes ka sellisest efemeersuse poliitikast, aga seda siis võib-olla natukese teise külje alt, kui tavaliselt siis performance'i puhul on räägitud. Et nimelt efemeersusel on ju tegelikult oma ajalugu ka performance'is, et 60-ndatel, 70-ndatel just siis, kui poliitiliselt olid sellised, oli esil selline vasak progressiivne suund, siis performance leidis nagu selles endale liitlase, et võidelda siis kunstituru ja kunstiinstitutsioonide vastu. Nüüd mitukümmend aastat hiljem ei ole kunstiturg kokku kukkunud, ei ole kunstiinstitutsioonid kokku kukkunud, vastupidi, nad on selle performance'i endasse nagu hõlmanud. Nii et seda laadi poliitikast tänapäeval, kui rääkida efemeersusest, siis nagu kriitikavabalt seda nagu päris teha enam ei saa. Ja minu pealkiri siis kajastab ühte kuulsat küsimust, mille on küsinud filosoof Nelson Goodman, selle asemel, et küsida küsimust, mis on kunst, millele peaaegu on võimatu leida vastust. Ütles ta, et küsimuse püstitus on vale, et küsime parem, millal on kunst. Ja jõudis siis selle järelduseni, et mitte ükski kunstiteos ei ole püsiv. Et iga kunstiteos sümboliseerib, isegi siis, kui ta ei taha sümboliseerida, aga objekt võib sümboliseerida eri aegadel ja teistel aegadel üldse mitte kui midagi sümboliseerida. Ehk siis ta sisuliselt näitab seda, kuidas igasugune kunst on mõnes mõttes ajaline ja üürike ja nagu ta isegi ütleb, et võib-olla ei olegi nii, et kunst on pikk ja elu on lühike, vaid hoopis mõlemad on mööduvad. Ja üks selline vastuoluline näide siin kohe, kes teab, see tunneb ära, et üks näide sellest, kuidas kunst võib olla väga üürike, on võltsingud muidugi. Jäägu see teos anonüümseks, aga võltsingu puhul siis niipea kui avastatakse, et tegemist on mingisuguse võltsinguga, mis on siis näiteks tohutu suure raha eest ostetud, siis selle kunstiteose väärtus justkui kaob üleöö. Nagu üks ekspert ütles seda pilti kommenteerides, et ta kuidagi väljendus, et sellel puudub igasugune kunstiline väärtus. Kuigi võib-olla varem oli ta inimestele tekitanud nagu suuri emotsioone ja tundeid ja sellest oli palju raha välja käidud, aga äkitselt üleöö kunstiteosel puudub igasugune kunstiline väärtus ja ta ei ole enam, lakkab olemast kunst. Aga objekt ise ei kao ju kuhugi, objekt on endiselt olemas, lihtsalt see kunstiteose efemeersus väljendub, et kunstiteost lihtsalt kaob, aga objekt jääb alles. Kui nüüd panna kõrvuti kaks väliselt väga sarnast pilti, aga sellist protsessina erinevat asja, siis Concordia Clari pilt teraapia ja Stellarki foto siis performance'ist Suspicion for Obsolete Body 83. aastast, siis see, kuidas me nendele piltidele läheneme, on traditsiooniliselt väga erinev, et ühest küljest me vaatame seda siis graafikateost kui midagi, mis on nagu lõpetatud, mis on terviklik, mis on kindlasti ka manipuleeritud, selles mõttes, et ta on läbi mõeldud, ta ei ole lihtsalt sattunud sinna pildi peale. Ja samal ajal me vaatame seda performance'it kui midagi, mis toimus minevikus ja see, mida meie näeme, on ainult jälg. Ehk siis see ei ole mitte see performance ise, vaid tema jälg. Ja selline suhtumine, et performance ise on justkui see originaal ja see foto on justkui ainult jälg, on toodnud ka sellist sellist erinevat suhtumist piltidesse üldse nii performance kunstnike kui ka uurijate jaoks. Et ühest küljest mõned performance kunstnikud on väga radikaalsed ja väidavad, et üldse mingisuguseid jälgi ei tohi nende etendustest jääda, fotosid ei tohi teha, näiteks Tino Segal on üks tuntumaid näiteid tänapäeval,
aga mõned teised jälle vastupidi kasutavad seda fotot ära mingisugustes uutes olukordades ja tekitavad sellest justkui omaette kunstiteose. Aga ometi justkui kõik näivad, on nagu selles veendunud, et performance, et tegemist ei ole mitte performance'i, vaid tegemist on ainult selle jäljega ja ta on justkui nagu teisejärguline selle performance'i suhtes. Ja selline suhtumine tegelikult pärineb ühest väga mõjukast raamatust, ma ei tea, kas ta seal pärineb, aga vähemasti ta on seal sõnastatud. Peggy Phelani raamat Unmarked, The Politics of Performance, kus ta ütleb, et performance kunsti defineerib tema efemeerne olemus. Et performance'it ei saa dokumenteerida, kui seda tehakse, siis muutub ta selleks dokumendiks, fotoks, lavakujunduseks, videofilmiks ja lakkab olemast performance kunst. Aga me võime läheneda nendele eelnevatele piltidele ka erinevalt. Me võime näiteks mõlemale läheneda protsessina ja me mõlemat vaadata tegelikult jäljena. Et kui me mõtleme selleni, et mis viis kunstniku selleni, et teha üks selline graafikateos, siis see kogemus võis olla midagi, mis võib-olla ei olnudki vähem kehaline kui see, mida Stellark siin on teinud. Ja selles mõttes, kui me vaatame pilti, mis on loodud pilti kui protsess, siis me võime mõelda ka selle peale, et see pilt on iseenesest valminud protsessis ja see pilt ise ei saa ka mitte kunagi valmis, nagu me oleme näinud, või kunstiteos ei saa mitte kunagi valmis, sellepärast, et nii kaua, kui teda tõlgendatakse, nii kaua on ta pidevas muutumises. Ja Rebecca Schneider on isegi öelnud, et performance ja foto vaheline suhe on olnud nagu ajaloos isegi lausa nagu surmav või vägivaldne, et fotos on nähtud ohtu sellele etendusele. Ja selle asemel siis Schneider on pakkunud nagu sellist võimalust, et suhtuda fotosse ka kui nagu elavasse sündmusesse. Ja seda pilti ma teile ei näita, aga ta toob näite ühest 2004. aastal siis avalikkuses jõudis skandaal sellest, kuidas Iraagi sõja ajal siis piinati sõjavange. Ja need pildid olid ka suuresti olid lavastatud, nagu väga sageli ka performance'i fotod on, aga Schneider siis nagu rõhutab seda, et eriti sellistesse piltidesse suhtudes me ei saa sellesse suhtuda ainult kui jälge või ainult kui dokumenti, vaid me peaksime neid nägema kui kujutisi, mis justkui sirutuvad meieni ja teevad meist siin ja praegu tunnistajad, et meist justkui saavad selle sündmuse tunnistajad praeguses hetkes. Ehk siis minevikus toimub midagi ja see, mis toimus, nagu mõjutab meid praeguses hetkes, nii et ühelt kehalt nagu teisele antakse ajas kogemus edasi. Et siis Peggy Phelan ja tema nagu järgijad on siis mõelnud pigem sellest fotost kui mälu värskendajast või millestki, mis toob selle sündmuse meile meelde, aga seda peab nagu hoiduma liialt armastavast või seda liialt imetlemast. Ja muidugi ta taunib igasugust sellist taastootmise majandust, kus siis need fotod satuvad mingisuguse kunstituru osaks. Et mõnes võttes nad suhtuvad pilti natuke kui reeturisse. Et ühest küljest sa pead sellega nagu koostööd tegema, aga teisest küljest tuleb teda alati kahtlustada, et ta üritab sind manipuleerida ja ei saa nagu sellesse päris kriitikavabalt suhtuda. Aga kunstnike endi poolt muidugi sellist pildivaenulikkust sageli ei kohta, et näiteks Chris Burden on siis oma ühes filmis, mis temast vändati 2016. aastal öelnud, et selles oli midagi rahuldust pakkuvad, et kõik, mida ma kunsti tegemiseks vajasin, oli keegi, kes pildistaks. Põhimõtteliselt võis kogu mu loomingu paigutada toimiku kappi. Aga sellest tekstist tuleb siis välja, et ikkagi see, mida ta vajab ilmtingimata, on fotograaf. Et ilma fotograafita seda performance'it tema siiski ei eksisteeri. Omaette nähtuseks performance kunstis on sellised nagu
taaslavastused või nagu tabloo vivantide sellised jäädvustused. Ja antud juhul on siis ka näha, et tegemist on kanooniliste kunstiajaloo teoste jäädvustustega. Et siin, kui me vaatame neid fotosid, siis me justkui tajume kuidagi, et see on nagu mingisugune hetk, mis on minevikus jäädvustatud, aga nende originaalide, nii-öelda originaalide puhul me seda siis justkui nagu ei peaks tajuma. Aga samas jällegi, kui mõelda kunstiteosest, ka sellisest maaliteosest kui protsessist, siis me võime samuti mõelda sellest nii, et kunstnik, kes selle lõi, läbis mingisuguse vahel lausa kehalise protsessi, et mida kunstnik näiteks selle pildi peal teeb, ta ju tegelikult lavastab ja vähe sellest, et ta lavastab, väga sageli ta ka kehastab või näitlema. Ma mäletan ise oma maaliõpingutes seda, et sageli kui oli vaja joonistada inimest või mingisugust näoilmet kujutada või mingit kehapoosi, siis see lõppes sellega, et sa läksid peegli ette, proovisid selle ise läbi ja siis nagu said täpsemalt aru, kuidas sa peaksid seda kujutama ja mismoodi seda kehastama. Nii et jällegi, et me võime näha, et sellisel juhul nendel erinevatel näidetel võib-olla ei ole nagu nii suurt erinevust, kui võib-olla arvata võiks. Lavastused on üldse muidugi fotolavastused on performance kunsti väga oluline osa, et me teame ka, et see performance kunsti krestomaatiasse kuuluv Plani hüppe tühjusesse on ju puhas fotomontaaž tegelikult. Aga mis ei tähenda aga seda, et mingisugust tegevust selle valmimiseks ei toimunud. Samuti siin tal on annus see fotolavastus, et kunstnik on selle nagu kollaažiks pannud kokku omaenda maaliga, mis on siis valminud 2015. aastal. Et siin võib ka näha seda, kuidas kunstnik ise, et see žanriteks jaotamine on tihtipeale nagu uurijate pärusmaa ja kunstnik ise seda põhimõttelist erinevust sageli ei näe, et tema jaoks ta tegeleb samade probleemidega, lihtsalt kasutab selleks mõnevõrra erinevat meediumi. Veel üks näide, et kuulsad sotsarti leiutajad Vitali Komar ja Aleksander Melamit, kes on siis saanud tuttuks eelkõige selliste sotsarti maalide tegijana, siis viivad siin läbi ühte tegevust, mis on ka ilmselgelt sotsartlik, et nad on siis võtnud Pravda ja teevad sellest kotlette. Selline ajaline ebamäärasus tuleb siin ka välja, sest ma proovisin leida, et mis aastal see töö on tehtud ja sain vähemalt 3 erinevat aastaarvu ja tundub, et see tegevus on küll olnud üks, aga kunstnikud ise ka enam ei mäleta täpselt, millal see toimus. Et kui üldse rääkida nagu erinevusest võib-olla Lääne ja Ida-Euroopa performance'i puhul, siis Ida-Euroopas on ka dokumentatsiooni suhtutud natukene erinevalt ja selleks on olnud omad poliitilised põhjused. Et näiteks Poola performance kunstnik Jerzy Perez on väljendanud seda mõtet, et tihtipeale tema performance'id küll ei keelatud ära mitte performance'id, vaid keelati ära dokumentatsioon, mis siis konfiskeeriti. Ja sama on väljendanud ka mõned teised Ida-Euroopa kunstnikud, näiteks Ida-Saksamaalt Lewandowski on seda ka öelnud. Et see näitab seda, et see suhtumine dokumentatsiooni on Läänes ja Idas, et see suhe võimuga on olnud nagu erinev. Ja selline Vene kunstirühmitus nagu Kollektiivne Действия on siis dokumentatsioonist teinud omaette eesmärgi, et nad on kasutanud sellist mõistet nagu faktograafia ja selle faktograafia ka nad pidasid silmas seda, et nad tõepoolest, võib lausa öelda, et kompulsiivselt dokumenteerisid neid erinevaid siis performance'id, mida nad läbi viisid või sündmusi või aktsioone ja kasutasid seda dokumentatsiooni selleks, et luua
siis mingisugune uus kogemus, et nad võrdlesid seal selle dokumentatsiooniga suhtlejat mingi sukeldujaga, kes siis läheb nagu selle dokumentatsiooni sisse ja loob mingisuguse uut laadi kogemuse, mis siis omab selle algse performance'iga sidet ainult tinglikult. Ja see ajalisuse küsimus performance'i ja pildi puhul seostub ka veel ühe probleemiga, milleks on nagu performance'i originaal või üldse kunstiteose originaal, et mis siis on originaal. Ja üks kõige tuntumaid performance kunsti teoreetikuid on oma raamatus Between Theater and Anthropology öelnud, et performance'i originaalid kaovad sama kiiresti, kui nad tekivad. Ülestähendused, rekonstruktsioonid, filmid või videosalvestused ei suuda neid talletada. Eelkõige kaotavad nad oma vahetuse, oma eksisteerimise konkreetses ruumis ja kontekstis. Et kuigi Schechner räägib ka hiljem sellistest reaktualisatsioonidest või ta jõuab tegelikult lõpuks selline välja, et või teda võib tõlgendada nii, et mingit originaali ei olegi, et alati tehakse midagi teist, kolmandat, neljandat või mitmendat korda, siis ometi selles kirjutises ta tuleb veel selle originaali juurde tagasi ja see mõnes mõttes nagu paljastab teatud sellise usu mingisugusesse performance'i nagu justkui mingisugusesse objektiivsesse tõesse, mida saab kogeda ainult seal justkui kohal olles, sest see originaal tekib ja sünnib sama kiiresti, siis kaob sama kiiresti, kui ta tekib. Aga nagu me enne nägime, et igasugune tekkimine on ka tegelikult protsess, siis siit edasi tekib nagu küsimus, et millal performance'is tekib ja millal ta siis lõppkokkuvõttes kaob, et kas ta veel nagu heljub õhus paar tundi pärast seda, kui reaalajas etendus on lõppenud või 3 või 4 või paar päeva. Et seal tekib nagu väga raske on seda ajalist määratlust nagu teha. Ja kui inimene kohtub performance'iga, ütleme, foto vahendusel praeguses hetkes, kas sellisel juhul see ei olegi enam performance'i kogemus. Et seal on nagu mitmeid küsimusi. Või on ta siis vahendatud kogemus, et ta ei ole vahetu kogemus. Aga selle peale siis Amelia Jones on jällegi kirjutanud, et ühegi kultuurilise nähtusega kaasa arvatud kehakunstiga ei ole vahendamatu suhe võimalik. Ehk siis isegi sellisel juhul, kui me oleme selles performance'il kohal, siis me ei võta ju seda kõike, mida me näeme vastu puhtalt lehelt. Ja selles mõttes, nagu kogemuse mõttes, meil võib küll olla empiiriliselt vahe selles, et kas me vaatame pilti või me vaatame performance'it, aga kogemus ei ole mitte kummalgi puhul garanteeritud, et see kunst tekib ikkagi nagu alati mõnes mõttes nagu ootamatult. Ja viimaseks slaidiks, et meil jääks ka küsimusteks aega, oleme pannud täiesti tühja slaidi, sellepärast, et ma tahaksin siia lõppu veel tõstatada ühe probleemi, millest räägib ka Rebecca Schneider, nimelt milleks on mittemateriaalsed jäljed ja kujutluspildid. Et jälg iseenesest võib ju olla ka mittemateriaalne ja täpselt samamoodi võib pilt võib olla lihtsalt kujutluspilt. Et mulle tundub, et on võib-olla oluline märgata seda, et performance ei ole efemeerne või kaduv ka siis, kui ta säilib ainult immateriaalse jäljena. Ja mulle õudselt meeldis see, mis siin toimus eelmise ettekande ajal, kui video ei läinud käima ja siis Anu lihtsalt jutustas seda. Et kas me kogesime performance'it või mismoodi me seda kogesime. Et kas me kogesime kunsti või midagi me ju ometi kogesime. Me saime vähemasti selle kohta mingisugust infot. Ja nii, et performance võib säilida ka suulise narratiivina. Et kui me vaatame kaugemasse ajalukku, siis me näeme, et suur osa meie kultuurist on ju säilinud nii-öelda kehalt kehale edasi antuna. Et rituaalid kõik võimalikud säilisid ju kehamälus või kujutluspiltidena ja sellega on kindlasti tantsijad väga hästi kursis, kuidas kehamälus säilivad erinevad liigutused. Ja Rebecca Schneider tõstatabki selle küsimuse, et kas siis liigutus, liikumine või performance ise ei võiks olla dokument.
Ja noh, mina läheksin siit veel edasi ja küsiksin, et kas ka kujutluspilt, mis tekib näiteks kuulujuttu tulemusena, on mingisugune kogemus performance'ist, et näiteks nõukogude ajal väga paljud performance'id levisid ju kuulujuttudena. Lihtsalt räägiti, et mingi mees teeb mingeid selliseid asju kuskil aias näiteks, aga lõpuks võib-olla nähti seda alles siis, kui valmis hiljem mingisugune dokumentaalfilm või nagu see tegevus jõudis meediasse. Et kui ma juba seda enne mainisin, millest ka Rebecca Schneider räägib, on see, et kui me kuulutame performance efemeerseks, siis me justkui anname selle arhiivile hästi suure võimu. Ja selles mõttes ma tahaksingi nagu kokkuvõtteks, et võib-olla natukene küsitleda selliseid üsna võib-olla inertseid etenduskunstide kohta käivaid mõisteid nagu efemeersus või kaduvus. Et anda aru, et sellel on mingil ajajärgul olnud nagu edastada mingisugune konkreetne poliitiline sõnum, et äkki me võiksime selle nüüd nagu teistmoodi ümber sõnastada. See ei tähenda muidugi seda, et hetkelisust kunstis ei eksisteeriks, aga ta käib nagu käsi käes kunstivõimega jätta jälg. Ja tõeliselt kaduv on kunstiteos ainult siis, kui ta unustatakse, et võib-olla see on selline maitse küsimus ka, et mulle ei meeldi öelda, et kunst on üürike, et ma tahaks ikka uskuda sellest, et kunst on pikk, et kui ta midagi tähendab, et siis ta kestab edasi mingisuguses vormis. Ja võib-olla võiks ka kliimakatastroofi eelõhtul mõelda ehk sellele, et kuidas kunst võiks säilida rohkem ka võib-olla mittemateriaalselt ja mitte tekitada liiga palju sellist materiaalset jälge, mida meil liigipõhiskonnas on piisavalt palju. Aitäh!